Truunisõda laieneb Balti riikide õhuruumi. Viimastel päevadel on mõned Ukraina droonid Leedus, Lätis ja Eestis alla kukkunud teel Vene sihtmärkide poole. Need droonid olid osa Ukraina strateegiast rünnata Venemaa energiatootmise ja ekspordi infrastruktuuri. 23. märtsil ründasid ukrainlased Primorski sadamat, kust Kreml ekspordib naftat. Balti riikide ametivõimud on kinnitanud, et ukrainlased on toime pannud need õhuruumi rikkumised Venemaa ründamise katsel. Eestis tabas üks droon elektrijaama korstat, samas kui teistes riikides kahjusid ei tuvastatud. Kiievi taktika on lennata üle Valgevene ja Balti riikide, vältimaks Venemaa droonitõrjet, mis muidu rünnakut peataks. See strateegia on riskantne, sest võib põhjustada kahjusid ja vaenulikkust. Samuti võib isegi sõbralikke riike konflikti kaasata. Sellised juhtumid teevad valitsused murelikuks, sest nad soovivad konflikte vältida. Viimastel aastatel on Venemaa või Ukraina sageli rikkunud NATO õhuruumi. Ei tohi ekslikult arvata, et õhuruumi rikkumised kuuluvad alati ühele poolele. Iga juhtumit tuleb eraldi analüüsida. Nii NATO kui ka Euroopa Liit korraldavad end, et tulla toime droonidest tuleneva ohuga. Sõda Ukrainas ja Iraani konflikt näitavad, kui tähtis on tänapäeva sõdadest droonide avastamis- ja allatulistamisoskus. Need relvasüsteemid on odavad, kuid nende allatulistamine võib olla kallis. Jälgime arenguid. Mis on teie arvamus? Lisateavet leiate kommentaaridest või kirjeldusest.